tere ka minu poolt. Mina ei ole niimoodi ettevõtjana oma teenuseid loodusturismi alal väga pakkunud, küll aga rohkem asjaarmastajana olen siis kokku pannud väga paljusid tuure, näiteks konverentside järgi üliõpilastele, õppejõududele, aga põhiliselt olen siis teinud Tolkuse rabas giiditööd loodusgiidina. Aga üldsus nõuab ja kolleegid on ka peale käinud, et keegi peaks ette võtma siis Pärnumaal ja ka Eestis sellised taime- ja sooretked. Kuna ma olen hariduselt bioloog ja eriala on sooteadus, siis see asi mulle meeldib. Ja minu eripära võiks siis olla selline teadusturism või selline akadeemilisem turism, eelkõige siis inimestele, kellele sobib rohkem just taimede ja ökoloogia pool ja seda Eesti loodust nii-öelda pisut akadeemilisemas võtmes tundma õppida. Ja püüan siis kokku panna järgmiseks aastaks ühe sellise või tähendab sellised suured taimeretked erinevates piirkondades. Ja mõte on siis selline, et kui inimene tuleb Pärnumaale ja tahab siis saada ühepäevast või ka mitmepäevast väljasõitu erialase sellise spetsialistiga koos, siis ma olen seda valmis tegema. Ja kui vaja, siis ka käima ja otsima niisuguseid erilisi liike või erilisi taimi või erilisi koosluse lapikesi, mis pakuvad siis väga spetsiifilist huvi osadele inimestele. Ja seda siis kõik kooskõlastatult loomulikult kaitseala valitsejaga ja kaitse-eeskirjadega, sest sageli niisugused haruldased või veidramad normaalse inimese jaoks kohad on väga keeruliselt ligipääsetavas või on nad ka teinekord liikumispiirangutega aladel, et iga kord ei tohi sinna minna. On siis oma selline koostööpartner majutuse osas, Kosmonautika puhkekeskus ja Penu külas Häädemeeste vallas. Siis nädalane retk Eestis mööda taimekooslusi juunis või augustis samamoodi, selle kava ma panen kokku. Kuna need matkad ei ole mul nii-öelda ettevõtjana selline, et ma hirmsasti pean neid müüma, siis ma pigem viimistlen ja sätin neid nii-öelda ja vaatan, et mida inimesed siis tahavad ja kuidas on see nõudlus ja mismoodi see asi täpselt käib ja ma olen väga paindlik, et ka teistele inimestele, kes meie piirkonnas liiguvad ja oleks vaja näiteks taimegiidi, siis nüüd mul on aega seda, aga ma loodan teha teistele teenuse korras, vanasti mul ei olnud seda aega teha. Ja mis on siis väga eriline Pärnumaal on selliseid huvitavaid veekogusid, kus on täheldatud väga palju haruldasi putukaid ja jällegi on see selline nišiturism, on siis mitmesuguseid väga haruldasi kiile, liblikaid ja muid elukaid, keda ma küll ise väga hästi ei tunne, aga selle eest ma tean, kust neid leida, millise ilmaga ja millisel aastaajal. Ja sellisena on see siis ka võimalik niisuguseid spetsialistireise korraldada. Et hetkel kodulehelt kõike seda veel ei leia, aga nagu ma ütlen, et ma katsun kevadeks selle kõik kokku panna. Ja edasi. Siis mis tingimused on, siis on tõepoolest see bussiteenus olemas, on mugav hea majutus koos toitlustusega, on võimalus kasutada kõiki erialaspetsialiste, et tõesti, kui on eriliste huvidega inimesed, siis on võimalik kõike täpsustada. Inglise ja vene keeles on siis seda kõike võimalik saada ja võimalik siis nii-öelda ka neid ökoturismi põhimõtteid jälgida, et kohalikud teenusepakkujad, kohalik toit, meened ja samuti on siis võimalik ka kohtuda mitmesuguste huvitavate inimestega, nii-öelda see resource people sinna juurde. Ja mis on siis veel, et ise tegevõpetajana olen ma siis ka kursis, mida õpetatakse koolis erinevates vanuseastmetes, erinevates loodusainetes ja kooliõpilased ja kooligrupid erinevate selliste matkade või väljasõitude või täiendõppena, et ka seda olen ma siis võimeline pakkuma.